Telia Turvanet on nagu su praegune kontori-internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse internetikuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee/turvanet. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, käes on 30. november ja see tähendab, et novembrikuu kõige viimane digitund on teiega. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa on ka minuga koos ja me räägime kahekesi viimase nädala tehnoloogia uudiseid, kommentaare, asju, mida me ise oleme järgi proovinud ja nii edasi. Ja alustame sellest, et kuidas maailm on meid kodudesse sulgunud. Ja siis räägime sellest, kuidas koroonaäpid töötavad ja toimivad ja meile teateid edastavad. Siis räägime sellest, kuidas elu on internetiajastul koondunud nüüd kesksete andmekeskuste ümber, et kui kuskil mõni asi katki läheb, siis võib teie kodu ka päris katki minna. Ja saate teise poole pühendame käesoleva hooaja ajujahi saatele, nimelt on selgunud 30 parimat. Kuuleme, mis huvitavad ideed nende hulgas on, millised on trendid, mille üle Eesti inimesed südant valutavad ja kus tahavad elu paremaks teha. Digitund. Hakkame siis saatega peale. Ma ei tea, Hans, ma siin vaatasin, et kõvasti ikka kiidetakse neid uusi MacBooke ja tekkis kihka enda suhteliselt uus MacBook Pro välja vahetada. Ma ei tea, sa oled veel MacBook Airi peal, et oled ka mõelnud või ei ole või? No ütleme, et viimaste nädalate jooksul on tõesti tulnud ülevaated uutest Macidest väga palju, mis on andnud siis mäekõrguse nii-öelda üleoleku eelneva põlvkonna suhtes. Ja et ma saan sellest aru, kuidas võib olla väike asi muuta väga, väga paljudki. Aga mina, ütleme, olen mõelnud küll, et kui tuleks nüüd raha välja käia, siis tuleks uus Mac osta, aga mul nagu ei ole otsest sellist vajadust. Kuidas sinuga on? Kas sa nüüd lähedki, teed selle ära, et vahetad vana arvut uue vastu? Ma ei tea, selles mõttes, et kõik need, minu need agad, mis ma siin eelmises saates esitasin, et need nagu kehtivad, et esiteks praegu on Eestis saada ainult 8 gigabaidise mäluga mudeleid. Ma tahaks ikkagi 16 saada, eriti kui tuleviku kindlusele mõelda. Ja tegelikult, mida ma kõige rohkem tahaksin saada, on 16-tolline Air. Ehk suurema ekraaniga, aga selline kerge, ta ei pea olema, nüüd uute protsessoritega ei saa öelda, et ta ei pea olema ülivõimas, et nad on niikuinii ülivõimsad kõik. Aga selline 16-tolline mitte Pro. Miks 16-tolline? See on massiivne. No ma ei tea, vanasti oli ta 15-tollised, lihtsalt praegu see kere on neil sama suur vist, et olgu ta mis iganes tolline on ju, et natukene suurem Air oleks jube lahe, sest akud peavad neil nii kaua võimsust on, aga põhiline on see, et ma hakkasin nagu vaatama, et ma olen nagu suhteliselt kodune, et mingit reisimist ei ole, kuskil isegi kontoris ei käi tegelikult praegu, koosolekutel kuskil teiste inimestega ei käi, et minu selline 2200 eurone MacBook Pro on muutunud lihtsalt Netflixist õhtuti seriaalide vaatamise masinaks, et tööd ma teen lauaarvuti taga ja mis sa sellises olukorras ikka ostad? Või ma siin vaatasin üks päev igavusest torkisin oma koduruuterit, et seal ei ole põnevad asjad, et ma saan hästi lihtsasti näiteks teha VPN-ühenduse oma koju. Ja ma mõtlesin, et jube kihvt on, et ma saan kuskilt kaugelt, on ju, hästi turvaliselt oma koduvõrku ja siis saan faile kätte, mis mul siin on ja siis ma mõtlesin, aga et kust kaugelt? Et ma ei käi ju kuskil. Et tundub, et minu sellised tehnoloogia vajadused on ootamatult muutunud. Et kas selle Maci aku peab on ju 3 tundi või 30 tundi, mul ei ole mitte mingit vahet, sest ta on kogu aeg nii seinas. Pistika lähedal, jah. Mõnes mõttes mul see kõnetab, mis sa räägid, sest et mina olen ka nüüd täiesti kodune selle põhjusel, et ikkagi digitunni kuulajaid hoia kursis viimaste tehnoloogia uudistega, siis
ma sain ära testida, kuidas töötab Hoia äpp et see ei olnud tegelikult eksperiment, mis sai läbi viidud sellel eesmärgil, aga tõesti ühel hommikul ilusal päeval vaatasin, õigemini isegi ei vaadanud, vaid tegin selle Hoia äpi lahti ja nägin, et kui teie nüüd näiteks avate oma Hoia äpi, näete, seal on äpp on töös ja ilmselt on seal midagi kiri, et puuduvad märguanded, siis minul on seal üks suur roosa. Ma kohe avan su jutu peale. Vaata igaks juhuks, jah. Sest võib-olla, et see notification, et teade tegelikult võib-olla ka silma vahele jäänud. Teada olevad lähikontaktid puuduvad, äpp töös. Vaat, see on normaalne teade ja minul on suur silt niimoodi, kus on siis, et sul on üks lähikontakt COVID-19 haigega. Mis siis tähendas seda, et muidugi helistasin Terviseametisse ja uurisin järgi, kuidas see käib ja see kõik on väga privaatne, ma ei tea, kes inimene on, aga mu telefon on veendunud, et ma olen olnud ühe inimese lähedal rohkem kui 15 minutit, lähemal kui 2 meetrit, kes on siis mingil ajal, võib-olla hoopis hiljem pärast minuga kohtumist, käinud tegemas testi ja saanud positiivse vastuse. Aga see äpp ei ütle sulle ka kohta, eks ole, ja inimest ta niikuinii ei ütle. Aga ta ei ütle ka, kas ta üldse midagi ütleb selle kontakti kohta, mis ajal, mis kell, ma ei tea, kus kandis või ei ütle midagi? Ta tegelikult ei ütle, aga siin on võimalik tuletada, näiteks minul on üks kuupäev detsembris, mille ajani ma pean püsima kodus. Võin käia hädavajalikud käigud apteegis maskitatuna ja nii edasi. Aga sellest detsembri kuupäevast ma võin arutada 14 päeva tagasi. Ja siis ma saan teada selle novembri päeva, millal see meie telefonid selle kontakti registreerisid. Ma võiks hakata detektiivi tööd tegema ja kõik inimesed läbi helistama, kellega ma too päev kokku puutusin edasi. Kui ma nüüd tunneksin selle inimese vastu väga suurt isiklikku mingit tunnet, aga lihtsalt juhtus niimoodi, et Hoia äpp töötab, registreerib, ta on selles mõttes täiesti anonüümne, ega Terviseameti oska mulle ka midagi öelda peale selle, et see kuupäev, millal see registreeriti, on näha. Aga kui sa nüüd kõrvutad seda huvi pärast oma kalendriga, et kas see sinu arutelu arutluskäik klapib, et kui sa 2 nädalat tagasi sellest nii-öelda tuleviku kuupäevast võtad, et kas see oli päev, kus sa istusid lihtsalt viljased sokid jalas kodus ja ei puutunud kellegagi kokku või sa päriselt käisid ja puutusid inimestega kokku? Ja too päev just ma ei olnud kodus ja see täiesti loogiline, nii et selles mõttes töötab see rakendus. Isest väga kihvt, kus meil on selline tehnoloogia 21. sajandil nakkushaiguste piiramiseks, et me saame teada, et ma olen olnud kellegagi koos, kellel on nakkushaigus. Me oleme 2000 või ma ei tea, 3-4 aastat olnud niimoodi, et me ei tea, me lihtsalt teeme haigeks ja siis on teada. Ja nüüd on meil tehnoloogia ja see töötab. Ja ma ei pea selle inimese, tema ei avalda oma nime kellegile. Nii et Hoia äpp töötab, pange see kõik oma telefoni, kellel veel ei ole ja sellest on kindlasti kasu, et mina õnneks ei ole ühtegi sümptomiga ja ma ei ole veel testi tulemust saanud, aga ma olen üsnagi 99,9% kindel, et ma ei ole haige. Õnneks. Aga sa käisid siis selle peale ise, võtsid jalad selga ja käisid testi tegemas, jah? See on siis, ütleme nii, läheb võib-olla saate teemast välja, aga see test tuleb 10 päeva pärast seda hoiatuse saamist, et peiti aega vältida. Aga nii, et mina ei ole seda testiprotsessi lõpuni läbi teinud, kuigi ma tean, et ka selleks on uued äpid Eestis, kuidas oma testi tulemusi vaadata. Ja mina jäin lihtsalt haigeks ja ei midagi, ütleme, et ei midagi tõsist, tead, kurk kriibib, nina tilgub natuke, selline nohu öeldakse selle kohta Eestis, aga tänapäeval siis ikka igaks juhuks tuleb ennast üles anda ja siis ma käisin testil ja tõesti avastasin, et Synlab on teinud sellise, ma ei tea, kas selle kohta saab öelda äpp, aga ütleme lahendus nagu testi.me, et igaüks võib võtta brauseri lahti, minna aadressile testi.me ja see on väga ilus juhend siis ka, et kuidas see oma telefonis nii-öelda äpiks lisada. Põhimõtteliselt lisatakse sulle lihtsalt telefoni koduekraanile see ikoon ja kui sa selle ikooni peale vajutad, siis avatakse brauserisse testime lehekülg, aga avatakse täis ekraanis ilusti kõik. Nii et seda aadressi riba näha ei ole. Näeb välja täpselt nagu äpp ja seal on siis võimalik logida sisse siin mobiil-ID ja smart-ID-ga minu analüüside tulemused. Ilusti tegin hommikul lahti, tuli tulemus küll negatiivne, kui mõni inimene kuulab, kes on minuga siin kokku puutunud viimastel päevadel, et test on negatiivne, tervis ka juba parem, aga mis on veel huvitav selle juures on see, et sealt saad genereerida automaatselt sertifikaadi, mis on tegelikult, ma arvan, selle testi.me üks suurimaid väärtusi, et kui sul on vaja minna reisile või ma ei tea, soov
siis siin on ilus suur nupp, genereeri sertifikaat, paned oma passi või ID-kaardi numbri sinna sisse ja siis ta genereerib sulle sellise väga ametliku moega Synlabi logodega PDF-i 3 keeles, mis ütleb, et isik see ja too, ID-kaardi või reisidokumendi numbriga see ja too on andnud testi kuupäeval see ja vastus on negatiivne, et siis seda saab ilmselt esitada siis kusagil, ma ei tea, kuidas see tänapäeval käib, aga ma saan aru, et lähed üle piiri, et siis sa pead kellelegi näitama. See küll kuidagi allkirjastatud ei ole, seal ei ole isegi nagu mina ei näinud küll mingit skännitud allkirja isegi, aga rääkimata digiallkirjast. Aga parem ikka kui suursõnaliselt lihtsalt öelda piirivalvel, et minu ma olen okei. Aga väga kihvt jah, et tundub, et need asjad töötavad hästi, et loodame, et ka kasutegur on neil olemas, aga vähemasti mis tehnoloogilist poolt puudutab, siis saab rahul olla. Aga me vist läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Vaatame veel, mis eelmisel nädalal maailmas toimus ja mõnevõrra unine oli tehnoloogia maailmas novembri viimane nädal, aga võib-olla oli üks põhjus selles, et paljuski on tehnoloogia nii-öelda ettevõtted koondunud Põhja-Ameerikasse, kus oli siis tänupüha nädal, kõik reisisid meeletult, et neljapäevaks jõuda oma perede juurde tänupühadele, välja arvatud mõned inimesed. Ja need inimesed, kes töötasid Amazoni veebiteenustest, pidid hoolitsema, et need on üleval, sest et Amazon Web Services, Amazoni veebiteenused, nendel toimus siis Põhja-Ameerika regioonis üks väga laiaulatuslik häire. Kui Eestis on ütleme näiteks mobiil-ID on maas või ID-kaardi tuvastamine ei tööta, siis seiskub suur osa elust, sest kõik on sellega seotud ja USAs ja mitte ainult USAs tegelikult kõiksugu tehnoloogiaga, mis kasutab siis Amazoni veebiteenused, on sellest väga sõltuvad. Aga need on regioonidesse jagatud, ehk siis ütleme Euroopa regioonis seda ei olnud, aga USA regioonis selle tõrke tõttu ei töötanud igasugu tarkvara alates Adobest, Microsoftist, paroolihaldurid, kõikvõimalikud meediaväljaanded, Wall Street Journal vist oli maas ei toiminud ja mis lugu läks siis veidraks siis, kui asi ei ole enam veebiteenustes või rakendustes või äppides, vaid meil on ka füüsilised esemed, mis me oleme seadistanud niimoodi näiteks, et nad käivad pilvest mingid andmeid küsimas, siis need ei toiminud. Inimesed teatasid, et nende tolmuimejad seiskusid, mis olid pandud sünkroniseeritud siis näiteks mingi graafiku järgu tööle. Mitte, et sa võtad nuppu tolmimaja peal ja ta hakkab tööle, vaid tal on pandud hommikune õhtune režiim ja kutu. Ei saanud talle käske anda läbi äppi, sest äpp saatis käsu Amazoni, kust see läheb seadmesse. Kuni selleni välja siis, et uksekellad ja ukse valvekaamerad. Ja see ring on ju kus, mis käib läbi Amazoni kõik. Ja kui Amazon on maas, siis seisab kogu elu. Nii et ütleme, selline paljastas jälle selle suure sõltuvuse, kui sa ühendad kõik oma elus pilvega ja pilv ei tööta, siis kannatad. Vaata, mõnes mõttes see tegelikult näitab ju hästi just seda sama, mis sa ütlesid, et kui pilv on maas, et mis siis kõik maas on. Sellepärast, et me oleme selle müstilise pilvega nii kõvasti seotud tänapäeval ja Amazoni teenuseid kasutab ikkagi väga-väga palju igasuguseid tehnoloogiafirmasid, startup'e, suuremaid, väiksemaid, et need istuvad selle Amazoni nii-öelda pilve peal ja sina arvad, et sa kasutad, eks ole, startupi X teenust, aga tegelikult tarbid sa Amazoni. Nii et jah, aga mulle tundub, et see on lihtsalt mingi selline asi, millega me peame ära harjuma. Et see pilve mugavus kaalub need, ma ei tea, kord aastas pisikesed maasolekud lihtsalt üles, midagi ei ole teha. Aga muide meile kirjutas üks me eelmises saates siin rääkisime, et Google Pay on Eestis ja siis järgnes suur segadus, sellepärast, et Google Pay äppi ei saa Eestis alla laadida ja me kuidagi ei saanud nagu aru sinuga kahe peale, olles ka ise nüüd iPhone'i peal, et kuidas see Google Pay käima paneks käib. Jah, aga nii palju, kui mina aru sain, siis vist ikkagi Swedis ja LHVs vähemasti nii, et see peaks nende pankade äppides olema see koht, et mingit Google Pay äppi üldse vaja ei olegi.
jah, aga ütleme, täname siin kuulajat Margust, kes aitab meil nüüd öelda Androidi kasutajatele abiks olla oma kogemust jagades, sest tõesti me mõlemad oleme iPhone'i peal, aga see eelmise nädalaga muutus olukord, et tõesti nädala alguses oli veel niimoodi, et sa oled läbi selle panga enda äpi, lisad siis selle maksekaardi sinna, mis on mõnes mõttes ühekordne protsess, aga mida ka meie kuulaja Margus välja toob, et probleemiks on siis, kui sul on mitu kaarti. Ja sa tahad kas maksta eraisiku ja ärikliendi kaardiga või sul on eraisikuna krediitkaart ja debetkaart. Ja siis sa peaks käima näiteks selle Androidi enda menüüdes, kus on teenuse sätted Google Pay ja siis vahetad kaardi ära, teed seal 6 sammu, mis on väga tüütu. Aga seda kirjutas ta meile teisipäeval ja kolmapäeval saatis siis järgi info, mis on võib-olla huvitav kõigile, kes Google Pay'd püüavad siis kasutama hakata, et Google Pay äpp on Eestisse tulnud, Google on selle meie jaoks avanud, et see väike nihe oli, et pangad tegid sellise ennem lahti kui Google ise selle äpi enda, mis siis aitab hallata need maksekaarte. Et sa võid lisada ikkagi oma enda panga äpist selle pangakaardi, aga kui sul on vaja näiteks kaartide vahel vahetada või midagi, siis Google Pay äpp. Aga see ei ole ka loo lõpp, sest et asja teeb segasemaks see, et Eestis on saadaval Google Pay Old äpp. Just niimoodi, inglise keeles 4 sõnaga kirjutatus, kui otsida seda Play Market, Play poest, siis ongi Google Pay Old äpp sulgudes, mis on siis Google'i, ametlik Google'i äpp, aga lihtsalt sulgudes Old, mis on Eesti jaoks mõeldud ja vahe on selles, et USAs näiteks töötab juba ka siis Google Pay uus äpp, kus on mõned lisavõimalused, mida meil ei ole. Näiteks see, et läbi Google Pay saab kanda teisele inimesele raha. Et seda ei pea siis tegema pangaülekandena, vaid üks Google Pay kasutaja maksab teisele. Et see on segane, ütleme, ja natukene keeruline, aga kui teil on ainult üks pangakaart, siis sellega kasutamine ei ole keeruline, et tuleb lihtsalt oma panga äpist lisada ja aktiveerida. Jah, ma praegu hakkasin vaatama seda Apple Pay asja, et siin on tegelikult, ma mitme kaardiga ei ole proovinud seda. Ma ei tea, kas see üldse on mina olen ja täitsa, ütleme, see jällegi see wallet äpp iPhone'i peal võrreldes on tegelikult ei ole üldse palju keerulisem wallet äpp lahti teha ja siin saab siis vahetada näiteks, milline on see peamine kaart, millega Apple Pay maksed läbi lähevad, et selle mingi kaardi saab tõsta esimeseks nii-öelda. Ehk siis ka, aga kui on üks kaart ainult see, millega maksta, siis on see palju lihtsam. Olgu, ja kui me juba makseteemadel oleme, siis räägi meile EveryPay'st. No ütleme jah, see on ka põnev uudis, selline põnev, kelle jaoks dramaatiline, kus mõne maksekorraldajaga asjad lähevad ikka väga nihu, et EveryPay on siis Eesti maksevahendaja, kelle puhul eelmisel nädalal juhtus suke olukord, et EveryPay teenust kasutavad need, kes on M-taskuga maksjad Eestis, veel üks mobiilimaksete rahakott või äpp. Ja siis toimus selline olukord, kus reedel, kes maksid M-taskuga ühes poes, siis juhtus kogemata nii, et sellel inimesel päeva lõpus õhtul avastas ta, et tema pangakontolt võeti maha kõik selles poes tehtud ostud, ka teiste inimeste tehtud ostud. Wow. Et üks inimene, ehk siis päeva esimese ostu tegija pangakontolt võeti maha ka kõigi ülejäänud inimeste ostude summa tuhandete eurode kaupa. Ma loodan, et ta sai selle tagasi. Ta vist sai selle tagasi, jah. Aga see ei olnud üks inimene, vaid see oli paljud inimesed, kellel nii juhtus erinevates poodides. Et see šokk oli laialduslik, aga juhtub. Hea küll. Me läheme siit pausile ja siis kui tagasi tuleme, siis jätkame juttu ajujahi teemadel. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb nüüd edasi ja meil on saates külas Harri Tallinn ja Mailis Plooman, kes meil käivad, ütleme sellise semi-annuaalse regulaarsusega võiks vist öelda, et see tähendab eesti keeles iga poole aasta tagant või siis tihedamini. Ja me räägime muidugi sellest ajujahist. Ajujaht on ettevõtluskonkurss, kust on tulnud ju meil sellised nimed nagu Click and Grow, Taxify, Bikekeep ja nii edasi. Ja meil on nüüd selle uue hooaja 30 parimat teada, kes võiks olla need uued Taxify'd ja Click and Grow'd.
aga võib-olla me võiks alustada korraks sellest, et mis sai sellest eelmisest hooajast, mis lõppes sel kevadel? Kes olid üldse selle eelmise hooaja 3 parimat, äkki me korraks meenutame seda, Harri? Jaa, tervitus. 3 parimat eelmine hooaeg täpselt selles järjekorras, nagu neil hooaeg lõppes, oli siis Pager, kes võitis hooaja. Ma mäletan just teie saatest tuli nendele väga hea võrdlus, et mida nad teevad, et teevad trükiteenuseid siis nendele pindadele, mis trükikojas muidu jäävad põhimõtteliselt üle ja teie tegite sellise mõnusa jõulueelse võrdluse tänase saate kontekstis, et kui piparkoogist teha suuri vorme, siis väiksed tükid jäävad seal vahepeal üle, et sinna saab väiksed vormed ka panna. Nii et tegutsevad edasi jätkuvalt. Sul on, Harri, parem mälu kui vähemasti kui mul, ma ei tea, kuidas Hansuga on. Mina isegi ei mäletanud, millega nad tegelevad, rääkimata sellest, et me nii toreda võrdluse. See tekkis nii hea võrdlus ja nad ise on ka seda minu teada hiljem kasutanud. Tõesti hea võrdlus. Mõtlen, et geniaalne võrdlus. Aga kuidas neil oma nende piparkookidega siis läheb praegu? No eks koroona ajal tekkis neil ka väikene paus, aga taastusid minu info kohaselt kiiresti ja täna on nad läinud ka rahvusvahelisse kiirendisse, et uut hoogu koguda. Nii, teine koht oli Alainer. Alainer, jah. Millega nemad, et nüüd piinlik ei oleks, millega nemad tegelevad? Nemad tegid siis tõlkeplatvormi, kus on võimalik mitmesse keelde korraga hästi kiiresti tõlkeid teha. Ja nemad on tegelenud väga tugevalt oma toote edasiarendamisega, sest see on selline toode või teenus, mis vajab nagu sellist väga head UX-i ja UI-d, et oleks mugav kasutada ja on oma kliente kuulanud kogu aeg ja samamoodi toimetavad väga aktiivselt edasi, nemad said ju ka äriinglite investeeringu ja võib öelda, et nad on väga tõhusalt tegutsenud siiani. Ma hakkasin muigama selle üle, et kui mingi aeg olid kõik firmad, idufirmad FY lõpuga, siis nüüd on Pager, Alainer tuleb eelmisest hooajast, aga kolmas ei olnud lõpuline. Ei olnud jah, Sharewell, nemad tegelesid tegelikult testimisteenuste pakkumisega. Ehk nendel on testijate community käepärast võtta, et kui sa tahad oma veebilehte või toodet või teenust tõhusalt ja kiiresti testida, siis nad suudavad seda väga ruttu teha. Ja samamoodi tegutsevad, nii et võib täna öelda küll, et eelmise aasta top 3 valik žürii poolt ei olnud üldse halb. Eks vaatame, mis järgnevad aastad toovad, et idufirmadega on nagu ikka, et aeg annab arutust, aga täna julgen küll väita, et neil läheb hästi ja sealt võib üht-teist oodata. Ma just hakkasin selle Laineri kiire tõlke puhul mul tuli meelde, et ma siin üks päev tahtsin umbes sarnast teenust, aga ainult eesti keele sees. Ehk et ma tahaks teenust, kui ma olen mingit avalikku teksti koostamas. No ma ei tea, kodulehekülje tekst, veebipoe tekst on ju, ma ei tea, reklaami, hüüdlause, mis iganes. Ja ma ei ole kindel oma kokku-lahku kirjutamises komades ja suurtähtides on ju. Et võiks olla, tõenäoliselt seda saaks hästi odavalt teha seda teenust, ehk siis nagu selline kiirkorrektor. Et ongi, ma ei tea, võrgustik eesti keele õpetajaid, kes istuvad arvuti taga ja teatud summa eest vaatavad mu 1-2 lõiku üle. Et on umbes nagu Messengeri chati aken, pastin sinna, 10 minuti pärast saan tagasi ja ma võin nagu südame rahuga panna selle kuhugi üles, et pikemad asjad jäägu üks-ühele kokkuleppele, aga kui keegi kuulab, millest võiks ära teha. Tõenäoliselt saaks, see on selline keelearenduse asi, et äkki saab avaliku raha isegi peale. Kas ei ole robotid selle töö juba ära võtmas, et ikkagi korrektor kokku-lahku kirjutused teeb ära? Ma arvan, et eesti keele grammatika reeglid on nii keerulised, et seda AI-d ei ole veel maailma tehtud, ma arvan, mis seda suudaks läbi närida. Aga inimesi meil on ju palju tegelikult, kes seda oskavad. Et võiks täitsa kihvt olla. Äkki ma tulen järgmine aasta ajujahti sellega. No tule. Selleks aastaks oled natuke hiljaks jäänud, jah, sa oleks pidanud umbes augustikuus, septembrikuus oleks võinud selle idee peale tulla. Aga no järgmisel aastaks. Aga sa saad nii kaua prototüüpid reida. Paar kliendi testi ära teha. Jah, ma saan teha selle Messengeri akna lahti ja siis kirjutada sinna hästi vigase lause. Aga olgu, läheme siis 2020 juurde. 30 parimat on nüüd välja valitud. Ja ma ei tea, me võiksime, te mõlemad olete ju seal pidulikult žüriis on ju, mitte teie kahekesi ainsad, aga seal on veel rahvast. Rääkige siis põnevamatest ideedest, et mis Eesti inimestel pähe on tulnud 2020 ajujahil? Äkki me räägime või tuletame meelde, et kuna nagu Hans väga ilusasti alustas, et me
korra poolaastas nagu räägime sellest teemast, et äkki me tuletame meelde, et kuidas see protsess üldse välja näeb, sellepärast et see osa, mis tegelikult nagu inimestele välja paistab, on seal päris lõpus, on see telesaate osa, eks ju, mis küll võtab kokku selle päris lõpu ja päris vist ütleme niisuguse top 10, top 8 tegemised natukene rohkem, aga see programm, kui nüüd lõpuni aus olla, on selleks hetkeks juba nagu ära toimunud, eks ju. Et lõpus on seal ikkagi selline puhas finaal ja selline viimane musklite näitamine. Et see programm tegelikult on väga äge, et kui lisaks Hendrikule veel keegi järgmisel aastal tahaks katsetada, siis eelkõige, mina olen alati öelnud, et kõige suurem väärtus on just selles samas, mis toimub kuni telesaateni, ehk siis selles esialgses kiirendis, ta tegelikult on, eks ju, ettevõtluskiirendi. Ma nüüd ei tea seda viimast numbrit, kui palju ideid esitati, aga alati on siis seal suve lõpus, augustis, septembris esitatakse siis teatud hulk ideid ja päris selles esimeses faasis, nüüd on tavaliselt kuskil 300-400 vahel olnud, on need ideed ikkagi, ütleme nii, et pooled on ikkagi lihtsalt, et mul on idee, et keegi võiks ära teha, eks ju, et see kõige esimene töö, mida žüriid teevad, on üsna pimesi, puhtalt sellise, ta on vist ankeet, seal on mingi 10-12 küsimust, millele siis see idee esitaja peab vastama ja esimene selline reha tegelikult tehaksegi puhtalt selle põhjal, mida inimesed on kirja pannud. Ja siis sellest seletakse välja 100 ja need 100 on siis sellised, kes päriselt ka peavad selle idee nüüd lõpuni välja mõtlema ja enda sees ära otsustama, kas nad ikkagi nüüd tahavad sellest ettevõtet ka teha ja kas nad on valmis selle sama idee lõpuks siis ise ellu viima. Ja kui on, siis nad saavad tulla siis žürii ette pitchima, antakse 3 minutit aega, siis on aega žüriil veel 3-4 minutit küsimusi küsida ja siis selle põhjal, kui kõik 100 on ära kuulatud, siis tegelikult valitakse need 30 välja ja siis nüüd nende 30-ga hakkavad tegelikult nii mentorid tööd tegema, kui väga lahe programm hakkab pihta siis erinevate koolitustega, mida nendele ettevõtetele pakutakse, nii et see on see koht, kus me tegelikult täna oleme. Me veel ei tea, kas nendest 30 saavad ettevõtted või mitte, nad on ikkagi alles ankeedist pitchi läbinud ja siis on nii-öelda veel 10 inimest on peale mõeldud, et kuulge, jumala lahe mõte, selle võiks ära teha küll. Aga neil on nagu valmisolek neid ise teostama hakata, et kas seal ankeedis on üks viimane küsimus on, et kas teised peavad tegema või sina teed? No see tavaliselt nagu inimestes nagu selginebki see hetk siis, kui nad peavad nagu päriselt ka seda juttu rääkima hakkama, et miks ma arvan, et nagu ka see laivis sellele žüriile selle idee ära rääkimine, ise kõva häälega kuulmine, millest sa räägid, eks ju, ja kui keegi veel selliseid kriitilisi küsimusi juurde küsib, on päris hea sõel. Ehk siis tegelikult on neid, kes nagu lõpuks nagu ütlevadki, et kuulge, teate, ei, et mõte on endiselt hea, aga see ei ole minu teema või et mul ei ole võimalik seda tiimi sinna kokku panna ja vastupidi on alati neid, kes siis sellest saavad nagu innustust juurde ja alguses mõtlesid, et tegin nalja, saatsin niisama selle idee. Aga vaata, kui nagu 5 inimest veel ütlevad, et jumala lahe mõte ja kindlasti tee ära ja vaat siin on sulle nagu see asi abiks ja 3. asi ka veel abiks, et on vastupidi innustust selleks saanud. Ma mõtlen, Foodtalks oli üks nendest, kellel alguses oli lihtsalt idee ja täna on suur ja rahvusvaheline, eks. Neil oli idee, et keegi peaks tegema või? Neil oli probleem, nad olid valdkonnas seest ja nad olid nagu 2 nii-öelda nagu endist ametnikku, kes lihtsalt nagu väga tugevalt tundsid, et on probleem, aga 0 kogemust nagu ettevõtluses ja 0 teadmist, mismoodi see asi nüüd siis veel käib, eks ju. Aga kas nende puhul oli kõige ägedam see, et nende idee tuli sõna otseses mõttes unenäos. Just. Väga hea koht ja inspiratsioon. Jah, aga me vist peame Ants tegema esimese pausi siia ajujahi juttu ja siis lähme siis äkki saame minna nende tänavuaastaste ideede juurde edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd lõpuks nendest 30 ideest, mis ajujahi programmis on välja valitud kui kõige ambitsioonikamad. No ma alustaks sellise küsimusega kohe, et kas on mõni idee ka, mis ei ole seotud koroonaviirusest tingitud elumuutusest või mis ei seostu kõige sellega, mis 2020 aasta peateema on? Muidugi on. Enamus on mina, kusjuures olin üllatunud, et ainus sektor, mis sai nagu nii-öelda koroonast üldse boosti, oli haridussektor. Ehk siis haridussektorisse tuli nagu rekordarv ideid, mis kõik nagu päriselt ka lahendasid sellise probleemi, et ilmselt ammu oleks võinud ja nendest pääses siia 30 hulka ka, ma arvan, 4-5 tükki lõpuks vist kokku. Ma tegelikult täitsa vaatasin järgi mailis, et palju neid oli.
mina ütleks, et neid õpetajad, õpilased, haridus, seda teemat tuli 6, sõltuvalt kuidas nüüd ühte veel liigitada, kuni 7 isegi ma ütleks ideed. No vot, 30, aga ülejäänud ideed tegelikult ei ole otseselt selle koroona teemaga seotud, et mina pean ütlema, et kui me kuidagi neid niimoodi grupeerida, et üks oli jah siis nagu haridust ja haridust paremaks tegevad ideed, siis teine mis sealt haridusest tuleb? No minu isiklikud lemmikud on need noored, kes koduõpetajaid, abiõpetajaid õpilastega kokku viivad. Mentornaut on nende tiimi nimi, ma ei tea, mis nimega nad lõpuks jäävad. Üks teine tiim, mis teeb enam-vähem nagu sarnast asja. Päris mitu ideed, mis viivad kokku siis omavahel, ühesõnaga, kas siis võimaldavad õpetajal mõõta seda, kuivõrd kaasatud on õpilased parajasti sinu tundi, ükskõik kas siis füüsilisse tundi või siis tundi, mida sa virtuaalselt läbi viid. Ja oli üsna palju ka selliseid vahendusplatvorme, kuidas erinevad koolid saaksid omavahel näiteks õpetajaid, ma ei tea, vahendada siis või õpetajateenust nagu nii-öelda vahendada, et õpetaja, kes on digitaalne, mis tal vahet on mitmesse kooli korraga ta seda tundi näiteks annab, eks ju. Et oli küll haridusega seotud asju oli küll palju, aga mis ma tahtsin öelda enne oli seda, et kui me neid kuidagi veel grupeerime, siis minu arvates eriliselt tugeva soorituse tegid sel aastal õpilasfirmad või siis nagu õpilastest kokku pandud firmad, isegi kui nad mõnest õpilasfirma programmist ei ole tulnud. Ja ka füüsiliste toodetega. Minu lemmik on münt näiteks. No mis te pakute, Hendrik ja Hans, kui te ei spikerda, millega tegeleb ettevõte münt? Ja ma ütlen, nad on väga kaugele jõudnud. Nad on nii kaugel, et see on füüsiline toode, neil on lepingud isegi Leedu tehasega, nad isegi Eestis enam ei tooda seda, vaid nad nüüd juba on nagu suurema omaga tehase endale organiseerinud. No, mida toodab ettevõte münt? Ma ei usu, et see on seotud nende rahaga, vaid pigem on see piparmündi lõhnaga mingi, millegil on juurde pandud piparmündi lõhn, mis iganes see on. Jaa, nad teevad hambapastat, mis ei ole pasta, vaid on kuulid, hambapasta kuulid, mis vahutavad ja mis on siis... kuidas ma siis ütlen, ökoloogiliselt puhtad, nimetame siis niimoodi, et tõeline selline teadus- ja teadusarendustöö, jah, selle koha pealt. Oota, aga kuidas need kuulikesed, kas sa pead neid närima või sa paned need selle hambaharja peale ja nühid ikkagi või? Paned hambaharja peale ja nühid, et ta ei ole nagu nätt selles mõttes. Aga miks ta parem on kui tavaline hambapasta? Sellepärast, et ta on ökoloogiliselt puhas, sul ei ole vaja seda tuubi, sul ei ole plastiktuubi enam vaja. Oota, aga kus need kuulid siis Need on klaaspurgist ja saadetakse sulle koju bioloogunuvas paberkotis. Neil on isegi tarneahel väga hästi läbi mõeldud. Ääretult tugev tiim, ääretult tugevalt nagu kokku pandud idee ja õpilasfirma, mis teeb silmad ette, ma arvan, nagu väga paljudele suurtele. Täiesti kindel selles. See on nagu hambapasta tuubi tapmise firma? Üldse prügi kui sellise ja ütleme siis nii, lähenemine mingisugusele valdkonnale, millega me kõik nagu kokku puutume. See kooli asi on kihvt, et ma olin siin mälu järgi kas kuu või paar tagasi, olin ühes õpetajate koolidirektorite sellises vestlusringis, kus arutati, et mis see koroonakriis ja kaugõppe nüüd siis teinud on meiega ja väga selgelt joonistus välja täpselt seesama, mida sa Mailis rääkisid, et me oleme järsku nagu olukorras, kus me saame hoopis teistmoodi mõelda sellele, et mitut last õpetaja õpetab, on ju. Tõesti ei ole vahet, kas ta õpetab, loeb midagi, eks ole, 10 või 100 või 1000. Ja siis tekkis ka sealt edasi näiteks ideid, et lapsed, kes mingis aines kipuvad maha jääma, tüüpiline näide, eks ole, on ju matemaatika, vajad järeleaitamist. Et tegelikult ju esimene koht, mis sellest kuidagi suurel skaalal teada saab, on e-kool. Sest et sinna hakkavad ju hinded tulema, eks ole. Et kui e-kool teeks mingi sellise nagu väga lihtsat sorti andmeanalüüsi, siis ta leiaks üle Eesti üles õpilased, kes teatud hetkel on matemaatikaga hädas ja siis omakorda tegelikult e-kool saaks need ju kokku panna, need õpilased nende järeleaitamis nagu ringidesse. Mis on ju virtuaalsed, eks ole, üle Google Meeti või mis iganes asja ja kokku viia, eks ole, siis nagu üle-eestilised matemaatikaga hädas olijad 6. klassist ja mingi õpetaja, eks ole, kes õhtuti mentornaut teeb seda, aga mitte nüüd nii high-tech levelil, nagu sina räägid, vaid ikkagi sellest lähtuvalt, et ma ise tunnen, et ma hakkan matemaatikaga hätta jääma, nüüd mul on nagu klikk ja ma saan endale sobiva metoodikaga õpetaja endale valida, kas siis nagu kontakttunniks või siis nagu virtuaalseks tunniks, eks. Aga ma ei tea, Harri, kes see sinu lemmik oli? Või kes ei tohi öelda lemmikut, aga... Kes võidab, Harri? Mina ei ütle praegu, et oleks lemmikut, et eks kujuneb, aga münt jäi ka mulle varasemast silma, ma olen neid juba varem näinud enne ajujahti ühel Tartu üritusel ja jäid samamoodi kohe esimesena silma, et selline hoopis teistmoodi toodeteenus võrreldes tavapärastega, kes ajujahis käivad. Aga teise võib-olla suurema
tükina ma ütleks, et haridus jah, oli üks, kes oli hästi suur ja silmapaistev sellel aastal, aga teine oli ka kõikvõimalikud keskkonnaga seonduvad ideed. Neid oli ka ikkagi päris palju. Samamoodi ma sain 6-7 tükki kokku niimoodi kiiresti vaadates 30 hulgast. Mis oli selle tiimi nimi? Noored poisid, kes turbast toodavad matte, millega õlireostusi on võimalik kokku korjata. Mul ei tule tiimi nimi praegu meelde. Deep Beat. Jah, just, näiteks. Jah, nemad oli ikka sinu žüriis. Olid, mäletan neid, see silma ees on, aga tiimi nimi ei tulnud meelde. Olen nõus. Ja mis siin kõiksugusende elektritõukside ja kõikvõimalike muude elektrimasinate kasutusega on tekkinud probleem mis teha vanade akudega, siis üks tiim üritab selle teemaga tegeleda nüüd see aasta, vaatame, mida huvitavat nad välja mõtlevad. Et nende erinevaid akuelemente on võimalik tegelikult taaskasutada. Näiteks on neid võimalik ära kasutada, et luua sellised nii-öelda powerback'e, nagu Tesla on teinud, et hakata siis kuskil salvestama päikesepatareidest ja tuulest tulenevat energiat näiteks, mis on ka täna probleem. Ja oli ka tiim, kes tegi puidu tootmisjääkidest vist, jah? Siis komposteeritavad materjali, mida kasutada e-kaubanduses kauba pakkimiseks. Ehk siis et mitte ei ole nagu penoplasti või mingisuguse vahtplasti mingisuguste jublakate vahel, vaid siis sellised puidust tekivad sellised spiraalid olid, mida nad siis suudavad toota ja mis siis nagu hoiavad seda kaupa tervena ka. Reaalne, täiesti füüsiline toode, reaalne füüsiline tootmine. Et oli nii selliseid, ütleme siis tehnoloogilisi lahendusi, oli käegakatsutavaid asju, oli väga palju sellist sotsiaalselt tugevat närvi ja keskkonna peale mõtlemist ja siis nagu me rääkisime juba haridusse suunatud erinevaid ideid, aga üsna tugev top 30, kui nad nüüd siin pärast seda programmi ellu ka kõik jäävad, et siis ma arvan, et siin on potentsiaali päris mitmel tiimil. Ja kui täitsa füüsilisi tooteid oli vähemalt 13 sellest 30 pakist, et kuigi sellest top 100 oli hästi palju just erinevaid nii-öelda IKT-ga seotud ideid, nagu alati iga aasta neid on kõige rohkem, siis top 30 tõesti jõudis hästi palju selliseid konkreetseid füüsilisi tooteid, mis on nagu väga kihvt. Millal välitakse 30-st nüüd siis järgmised finalistid? Järgmine etapp on märtsikuus, kus hakkab see 30 nii-öelda väiksemaks arvuks muutuma. Jaa, aga ma räägin, et nüüd hakkab see äge aeg nende 30 tiimi jaoks. Ma räägin, et nagu mitte nad ei oota käed süles, kuni tuleb keegi, kes ütleb järgmisena, et kes nüüd nendest on nagu paremad, vaid nüüd nendesse reaalselt investeeritakse aega, raha, koolitusi, nendega tegeletakse ja nad saavad mentorid endale, eks ju, et nüüd on täpselt see aeg, kus tööd tuleb hakata tegema. Ja selle põhjal otsustatakse, kes on need 10, kes alles jäävad. Enam ei vaadata lihtsalt seda, kas idee on hea või mitte. Nüüd vaadatakse siit edasi seda, et okei, sul oli seal 23. novembril olid sa täpselt nii kaugel, jube hea mõte oli, eks ju. Mis sa teinud oled nüüd selle järgmise 2-3 kuuga, eks ju? Mis su järgmised sammud on? Kuidas sa kasutasid ära seda päeva, mis siin vahepeal on? Et nüüd läheb nagu tööks, nüüd on äge. Mailisega 100% nõus, see on ka meie kui korraldajate poolt vaadates kõige ägedam aeg, sest meil on see konkreetne punt inimesi ja me saame neid aidata, viia kokku järgmiste inimestega, kes saavad neid aidata ja samamoodi siis tõesti näha nende arengut läbi selle arenguprogrammi, et see on see kõige kihtim aeg ja kõige ägedam aeg nendega töötades. Aga meie saateaeg on tänaseks läbi. Soovime palju jõudu žüriile 30-st 1-ni jõudmisel ja kindlasti ka kõigile, kellel on idee ja vahet pole, kas te olete seal 30 hulgas või 300 hulgas või 3000 hulgas, et lõpuks on teostus on see, mis loeb, mitte idee, nii et jõudu tööle. Aga meie kohtume kuulajatega jälle täpselt nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.